natukene saaksid tutvustada meile ennast? Mina olen Grete, Tartu Noorsootöökeskuse direktor. Nii, ja kus sa praegu tuled? Tulen Tartu linna noorsooteenistusest. Okei. Kas sa puutud iga päev noortega kokku või mida sa üldse noorsooteenistuses teed? Siin majas pigem vähe, aga noortega puutun ma kokku üsna igapäevaselt Lille noortekeskuses, kus asub minu kontor. Okei, ja kuidas sa üldse noorsootöösse sattusid? Kuidas ma üldse noorsootöösse sattusin? See on olnud selline päris loomulik jada, et ma tegelesin päris palju vabatahtliku tööga Tartu asendus- ja turvakodudes. Ja sealt edasi juba läksin seda õppima ja siiamaani olen endiselt selles valdkonnas. Siiamaani. Ja Grete, mis su päevaplaan täna ette näeb? Mitte midagi väga erilist. Mul on palju veel koosolekuid tulemas, projektiarutelusid, arengukava vaataks üle ja ühe infolehega. Okei. Aga nüüd, 3 omadussõna enda kohta. Loov, uudishimulik, optimistlik. Auto või mootorratas? Mootorratas. Miks ma seda küll kahtlustasin? Kas ise olid noorena hea või halb laps? Kas laps saab üldse hea või halb olla? Selles see küsimus ongi. Ma arvan, et minu käitumine võis küll varieeruda seal hea ja halva vahepeal kõikides etappides, aga sealt need kogemused ju tulevadki. Väga hästi, mulle meeldis see vastus. Mida sa noorena vabal ajal tegid? Ma olin hästi sportlik, tegin palju trenni, käisin tantsimas, kergejõustikus ja umbes 8. klassis tulid mul sellised ekstreemsemad huvid. Ehk siis mind võis päris tihti suvel näha kuskil lennuväljal langevarjuhüppeid tegemas ja talvel Kuutsemäe nõlvadel lumelauaga puhamas. Okei, aga kas sa siis nende tegevuste kõrval noortekatesse ka jõudsid? Jõudsin. Anne noortekeskus tegeles siis juba noorte tööhõivega ja käisin sealtkaudu malevasse. Okei. Kuule, aga kui me annaksime sulle võimaluse teha ükskõik mis tegevus noortekas, siis mis oleks? See oleks kindlasti midagi looduses, näiteks mõni matk, mõni ronimine või seikluskasvatuslik tegevus. See läheks silmad saluga kokku, on ju? Just. Mida sa nüüd vabal ajal armastad teha? Ma käin tantsimas. Mulle meeldib endiselt ka palju looduses viibida ja muidugi pere ja sõpradega kvaliteetaeg on alati omal kohal. Oi, kohv või tee? Hommikul kohv, aga praegult võtaks juba ühe sooja tassi teed. Kui sa saaksid midagi noortele öelda, siis mis see oleks? Noortele öelda? Ma arvan, et olge teie ise täpselt sellisena, nagu te olete. Ärge proovige olla keegi teine, kes te ei ole, et meile on unikaalsed noored väga olulised. Jaa. Ja kui sa saaksid midagi nooremale ise endale öelda, siis mis see oleks? Ma vist ei reedaks talle mitte midagi, et las käib aga kõik need läbikukkumised ja valed vastused ja asjad läbi, et need on tegelikult kõik mulle mingil moel elus kasuks tulnud. See on üks point, mis võiks tegelikult iga täiskasvanu ka enda kirja panna. Aga mida sa noorsootöös kindlasti muuta tahaksid? Ma võib-olla tahaksin laiemalt muuta seda, et noored oleksid rohkem kaasatud ühiskonnas kõikide protsesside ja otsuste juures juba algtasandil. Ja Grete, mis on su lemmikhitt tänases päevas? Lemmikhitt? Praegult on veel alles hommik, aga hommikune suplus Emajões oli päris turgutav.